videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm ongi lõunatund Nõmme raadios, Pildiraadios võib öelda ja olge tänatud kõik vägevad pühassadalased, kes meid toetavad, et me ikka üle selle, kuidas seda nimetada, kõikuva poliitmaastiku, raskete ilmastiku olude, fantaasiarohkete maksude püsime ja edasi liigume. Ja nagu me teame, on täna siis niisugune õnnelik õnnetu juhtum. Miks ma ütlen õnnelik õnnetu? Sellepärast, et on inimesi, kes äratavad tähelepanu ja keda kiidetakse ja kirutakse, nagu näiteks maestro Igor Gräzin ja meine Damen und Herren, ladies and gentlemen ja nii edasi. Igor, mis hea halva uudise sa täna kaasa tõid? Ma tõin kaasa küsimuse. Tähendab, kui sa ei oska sellele vastata, on see okei, aga kui sa oskad vastata, siis on parem. Kas sa oled lugenud Oscar Wilde'i romaani Dorian Gray portree? Otse loomulikult, ma lugesin seda mitu korda, see on dekoratiivromaan, nagu ta ise ütles, ja ta jättis mulle sügava mulje. Nii, ja nüüd siis nendele, kes ei ole lugenud või kellel on lihtsalt meelest ära läinud, kuidas ta romaan käis, seal on siis lugu sellest, et on olemas peategelane Dorian Gray, kes on piltilus noormees ja kes tegelikult soovib ja püüab saavutada selle, et ta jääks nii ilusaks elu lõpuni, ta kardab kõige rohkem vananemist. Ja üks tema sõber, kes on kunstnik, kes imetleb selle Dorian Gray ilusat nägu, teeb siis temast ühe maali, Dorian Gray maali. Ja Dorian Gray palub ja juhtub nii, et tema palvet võetakse saatuse poolt kuulda, et kui tema peaks hakkama vananema ja ta hakkab vananema, et siis vananeks tegelikult see pilt temast, aga mitte tema ise. Ja tema elu, ta ise, see Dorian Gray on põhimõtteliselt väga halb inimene, tähendab, ta teeb igasuguseid pahandusi, tähendab, ta jätab tüdrukuid maha, ta petab inimesi, ühesõnaga ta ongi õel ja kuri ja kuna mul on täna siuke särka selles, siis ma ütlen veel, et ka patune inimene. Ja kõik need tema halvad teod peaksid ju kajastuma tema näos, aga kuna ta palus seda pidi, siis kajastuvad kõik need tema pahateod tema pildis, tema pildil, aga tema ise jääb igavesti nooreks. Ja kui ta üle hulga aja ükskord oma seda pilti näeb, kuhu on siis tema pildis on kõik tema halbtused näost näha ja see on väga kole ja inetu pilt ja nii edasi, siis ta ehmatab ehmatab sellest nii ära, et ta võtab noa ja torkab pussnoaga selle pildi sisse. Ja sellega tegelikult peaaegu see lugu lõpebki, et see tema kunstnik, kes on selle pildi joonistanud, näeb siis esimest korda, tähendab, et seal on tegemist mingi tegelikult vana inimesega, kellele on nugarindu löödud. Selle pildi asemel, nii et story on siis niisugune, et inimese asemel vananes pilt, see vananemine oli nii kole, et see ilus inimene aastakümned hiljem seda nähes või sinna noa sisse. Karm värk. Ja kes oleks võinud arvata, et aastal 2025 hakkab selline asi aset leidma tegelikkuses. Ja nüüd on see asi muidugi juba humoorikas. Tähendab, on siis niimoodi, et ühel oma sellel ringsõidul Colorado osariiki läks siis Donald Trump Colorado osariigi Kapitooliumisse või sinna suurde majja, kus Colorado parlament istub ja siuke suure kupliga ja nii edasi ja seal sees koridoris on siis USA presidentide galerii. Seal alates Lincolnist või isegi varemalt Washingtonist ja kõik on siis rimbi pandud. Ja seal on siis ka Donald Trumpi pilt, mida Trump vaatas. Ja Donald Trump vihastas, sest tema leidis, et see pilt ei peegelda tema ilu nii hästi, kui ta tegelikult on. Ja et see, ühesõnaga, et tema ei löönud noaga
selle pildi sisse. Küll aga andis ta Colorado osariigile korralduse see tema pilt maha võtta ja ühesõnaga arutati veel niisugust huvitavat juriidilist asja, kas USA föderaalsel presidendil on õigus anda korraldusi osariigi parlamendile, minu pärast kas või lihtsalt seda käsku, et pilt ära koristatakse. Igal juhul asi oli koomiline ikkagi igast kandist ja juriidiline aspekt on seal muidugi veel üleval, aga nii palju kui ma aru sain, nad üldiselt tasakesi vist ikkagi koristavad selle pildi sealt ära. Muide väga soovitan, kui te muidu ette ei löö, siis vaadake lihtsalt Trump portrait või Trump picture ja minge sisse siis kas Google'ist või minge sisse YouTube'ist ja seal on seda pilti näha. Muide, minu arvates ta ei näe seal suugi mitte paha välja. Ei tea, mis kaunitar, aga muidugi teades tähendab, millise täiesti fanaatilise nartsissistiga ja enesearmastajaga on tegemist. Ju siis ei olnud nii, minu arust ei olnud tal seal häda midagi. Kusjuures sellel pildil oli veel üks väga oluline eelis võrreldes siin teiste temast tõenäoliselt tehtud piltidega, et see pilt oli joonistatud siis, kui ta sai esimest korda presidendiks, nii et seal on ta veel 4 aastat noorem, kui ta praegu on. Aga ma arvan, et me lepime kokku selles, et tähendab riigipeana ja tuumariigipeana nördimine mingisugusest kohalikust provintsi maalija tehtud pildist on ikkagi igatepidi koomiline. Dorian Gray portree iseenesest on väga sügava teise plaaniga, mida võib-olla paljud inimesed ei tahagi näha, sest selles mõttes, mis sa rääkisid, elutseb tõenäoliselt igas ühes meis natukene ka Dorian Gray'd või Donald Trumpi. Peale selle peegel on niisugune närune elukas, et tema valetab ja tema moonutab su kujutist, nii et see, milline sa välja näed, seda sa ei tea, aga kui sulle ei meeldi mingi portree sinust, lõppude lõpuks, Igor, ma ei saa öelda, et mina olen niisugune inimene ja mina teen niisugusi asju, ma pean seda kontrollima, kas teised ka teavad, et ma olen niisugune inimene või surun ma teistele lihtsalt oma arvamust, oletust peale ja valetan. Dorian Gray portree võiks meenuda paljudele, kes seda lugenud on, siis kui keegi kirjutab ise oma eluloo. Missugune mina ikka olin. Vot siin peaks olema ka nii nagu, ma nüüd võin panna väga rängalt viltu, aga eks ka Jeesusega oli nii, et kõigepealt oli vist pea 300 aastat pausi, siis oli kirikukogu ja alles siis saadi sotti, milline ta oli, või ma eksin? Õige. Ei, tegelikult see, mis on praegu kristlik kaanon, ega see ei tulnud päriselt Jeesuse ajal ja see, mis Jeesuse ajal tehti ja oldi, ega see ikka päris nagu see veel ei ole, mis ta meil praegu kirikus on. Eks seal tuli ju kokku leppida väga mitmetes asjades, näiteks kas või lõppkokkuvõttes neid evangeeliume, minu teada ühte kokku oli 7 tükki, oli vaja otsustada, millised 4 neist kõlbavad. Ja siis neid muide nimetatakse veel, on olemas selline imelik sõna nagu apokriivad. Apokriivad on need pühad tekstid, mis päris piiblis sees ei ole, aga suuremates piibli väljaannetes seal kuskil keskel või tagaotsas nad on olemas ja need on ka evangeeliumid põhimõtteliselt enam-vähem sama sisuga, aga mida ei võetud nagu omaks, sellepärast et nagu sa ütlesid, tähendab, nad ei kajastanud Jeesust ja tema elu nii õigesti, nagu kirikuisad arvasid. Aga kui me juba rääkisime natukene Trumpist, siis Trumpiga seoses veel üks koomiline episood, milles küll tema absoluutselt süüdi ei ole, ütleme, kui tema pildi asi on kuidagi jabur, siis nüüd see teine asi on jaburad on ikkagi venelased, nii nagu nad ikka on. Nimelt
vaadates mingisugust Trumpi pressikonverentsi, kus ta istus oma laua taga seal, Vene need ajakirjanikud ja sihukesed poliittegelased panid tähele, et Trumpi vasaku käe juures seal laua nagu siin kõrval on üks punane nupp. Ja põhiprobleem oli selles, et vot näete nüüd, et kui lähedal on maailm siiski tuumapommile, sest Trumpi see punane nupp on Trumpi laua küljes ja mis siin kõik juhtuma võib hakata ja nii edasi. Kusjuures see jutt läks tegelikult ikkagi nii hulluks, et see jõudis ka Ameerika ajakirjanikeni ja selleks, et vältida igasuguseid selliseid halvasti vääriti mõistmisi, oli siis Valgemaja haldusteenistus, see on siis see teenistus, kes pühib põrandaid ja koristab nõud ära ja nii edasi. Haldusteenistus ametlikult teatas, et selle nupuga, kui Trump vajutab, siis tuuakse talle tema Coca-Cola. Nii et see on Coca-Cola väljakutsumise nupp ja punane on ta sellepärast, et Coca-Cola purk on punane. Nii et niisugune värk venelaste ehmatuse ja kõigi nende asjade koht. Aga muidugi, kui me räägime, me paratamatult ju hakkame rääkima ja peame rääkima nendest kõikvõimalikest läbirääkimistest, mis käivad, siis me võime öelda seda, et see nädal, mis nüüd oli ja järgmine nädal, mis nüüd tuleb, on tegemist, ütleme sellise läbirääkimiste festivaliga, kus läbirääkimisi on nii, et kuskil 12 tundi päevas ja praktiliselt iga päev. Kõige tähtsam kohtumised on Saudi Araabias El Riyadis, aga neid on ka mujal. Küll käivad siis mingisugused Trumpi esindajad seal Putini juures ja siis Putin jälle teeb mingisugused avaldused ja nii edasi. Kõige närum kogu selles loos on tegelikult see, et kuigi Trump on ju tegelikult olnud niisugune, et teda loetakse nagu niisuguseks jõlekõvaks läbirääkijaks ja mis iganes, mida ta tõenäoliselt võib-olla ka kunagi oli, sest eks ole, ta ju ostis ja müüs kinnisvara Manhattanil, mis on Ameerika kõige kallim kinnisvara asi, on ju sellinegi hästi kõrge, ta on 25-30 korrust kõrge selline asi, seal Manhattanil, mille nimi ongi Trump Tower, seal ees. See kullast ja igavesti uhke. Just. Ühesõnaga tal oli raha, et seda ehitada. Nii et ühesõnaga see, mida ta iseendast räägib ja mida temast räägib, et on igavesti kõva läbirääkija, on öelnud, küll ma läbin algul, et 24 tunni jooksul jõuame rahu kokkuleppele Ukraina ja Venemaa vahel ja nii edasi, nüüd on juba mitu kuud möödas, ikka mitte midagi ei juhtu, ikka midagi ei sünni. Siis nüüd need läbirääkimised, mis on ka nii, nagu nad on. Nähtavasti Trump ei arvestanud ja mitmed tema kaastöölised ei arvestanud sellega, et kui kaabakas ja kui oinas Putin ka ei oleks ja ta on nii ühte, teist kui ka kolmandat, on siiski tema taga KGB kool. Ja KGB kool, ta ei olnud teab, mis kõrge ohvitser, aga midagi ikka. Üks asi, millega ta pidi tegelema, ta pidi värbama uusi inimesi, kes luuraksid Lääne-Saksamaa vastu sellel, kui tema oli Ida-Saksamaal ja nii edasi. Nii et Trump peaks nagu oskama arvestada seda, et see vastas tal ei ole selles mõttes lihtsalt pupujuku. Putinil on miljon häda, ta ei suuda maailmapoliitikat mõista, ei suuda seda teist kolmandat, kuid ma arvan, et meil on alust uskuda, et aja jooksul, kui ta vaikselt asju arendab, suudab Putin oma tahte peale või läbi suruda nii ehk teisiti. Ja reaalselt on juhtunud see, mis on muidugi väga piinlik, Ameerika on ju ikkagi maailma superriik ja nii edasi, et see positsioon, nüüd ma siis kordan ühte Ameerika ajakirjanikku, kes on öelnud, et see positsioon on niisugune, et Trump seisab Putini ees ja siis tal on valges servetik või siin parema käe peal, vasakus käes on märkmik ja ta esitab ainult küsima, mida teile. Ja kui see Putin küsib ühte või teist kolmandat asja, siis päris kelneri kombel Trump kirjutab ütles ja ütleb, et okei, et teeme ära. Nii et selles mõttes on see praegune situatsioon ikkagi omast kohast ikkagi nigel, et Trumpi see legend tema suurtest läbirääkimisvõimetest lihtsalt enamikul juhtudel lihtsalt ei vasta tõele.
ja noh, kui me vaatame praegu mõningaid käkke, mis just läbirääkimiste taustal on peetud, on näiteks seegi, et see oli siis nüüd teisipäev, kolmapäev, ma arvan, jah, see eile, üleeile. Ja ma arvan, et pigem eile isegi. Sai Trump asja nii kaugele, et ta saatis oma asepresidendi, J.D. Vance'i, tema naise, Usha on tema eesnimi, Usha Vance'i, siis vististi ka nüüd lõpuks kärutati ka see õnnetu riigisekretär Marco Rubio, kogu see pull kärutati Gröönimaale, selleks, et hakata valmistada ette Gröönimaa ülevõtmist. No ja kujuta nüüd endale ette, tähendab, kui kaval või tark tegelane sa oled, kui sa tekitad konflikti oma sõbra Taaniga, kusjuures Trumpil lollus oli veel nii suur, et ta ütles, et muidugi, et me peame sinna minema ja nii edasi. Ja ega Taani ei ole ju mingisugune meie partner või siuke suurem asi, paarimees või midagi taolist. Öelda seda Taani kohta samal ajal, kui Taani pani 7000 oma sõdurit Afganistani ameeriklasi aitama. Nii et asja eest ei taha plõksida kellegagi ja ajada kedagi vihale või solvata. Kanada asjadest me juba ei räägi. Nüüd ainsad, kes nagu enam-vähem rahulikult hingavad, on Panama, sest Panamas pole viimasel ajal juttu olnud. Aga loodame, et Panamas ka keegi kuulab Nõmme raadiot ja siis me võime öelda, et ärge rahunege maha nii liiga kiiresti midagi. Lihtsalt hetkel on Trumpil Gröönimaad ja muud sellised asjad, küll ta jõuab teieni ka, kui ta juba ütles siis, sest tema võime asju kägarasse keerata on tegelikult üsna suur. Seoses sellega tuleb meelde tuletada veel ühte huvitavat asja, eks ole, meie jaoks on väga tähtis see kuulus NATO artikkel 5 ja Ameerika osalus selles. Tuletan meelde, mida see tähendab. NATO artikkel 5, ta ei ole väga selgelt sõnastatud, aga point on selles, et kallaletungi ühele NATO riigile loetakse kallaletungiks kõigile teistele riikidele ja need peavad siis niimoodi vastu tulema ja kõik see. Selle peale Trump juba on öelnud, et ei tea ja mis ja Euroopa ise ei valmista oma kaitset ette ja mis on muide tõsi. Ja siis ta veel kuidagi lisas ka, et lõppkokkuvõttes, et see kaitsedoktriin või see kaitse ülesehitamine on tähtis Euroopale, mitte Ameerikale, sellepärast, et Euroopa on Venemaa kõrval. Ja Venemaa oht on eeskätt, käib Euroopa pihta, aga et Ameerika on kaugel. Jällegi, eks ole, käib lollus. See, et Ameerika on teisel pool Atlandi ookeani, tähendab seda, et tuumarakett lendab sinna 10-12 minutit kauem, ja ongi kõik. Nii et tänapäeval eriti, kui me räägime tuumarünnakutest nii edasi, siis tegelikult need vahemaad ja kõik see ei oma tegelikult absoluutselt mitte mingisugust tähtsust. Aga mis puudutab seda artikkel 5, kallaletung ühele on kallaletung kõigile teistele, Trump ütleb, elame, näeme. Trump kipub ära unustama seda, et artikkel 5 on ükskord reaalselt ka rakendatud, kusjuures seda on rakendatud USA kaitseks. See on see kuulus kaksiktornide vastane rünnak. See on siis see 11. septembril 2001. aastal, kui araablased ja moslemid sõitsid lennukitega sisse Pentagoni ja kaksiktornidesse New Yorgis. Ja see oli see kord ja see ainuke kord, kus Euroopa rakendas Ameerika kaitseks NATO artiklit number 5. Milles see väljendus? See väljendus selles, et Euroopa sõjaväed, Euroopa armeed, eeskätt Euroopa õhujõud blokeerisid ära kogu õhuruumi mitmete Araabia riikide kohal, sealhulgas siis ka Afganistan, Iraak tol korral ja mitmed teised, kus
kus võis oletada, et kust need rünnakud olid tulnud. Ja Euroopa asus USA kaitsele. Ja see on ainus kord, kus seda artikkel 5 on rakendatud ja see, et Trump nüüd seda ei mäleta, ega see on ka siuke kehva, et oleks pidanud selliste asjadega kuidagi rohkem kursis olema. Nüüd reaalne tulemus, tagajärg nendest asjadest, mis siin praegu juhtub, on siis see, et Euroopa hakkabki oma relvajõude üles ehitama, mis on iseenesest väga positiivne, kus juures Euroopa hakkab üles ehitama ka oma tuumajõude uuesti. See on siis Inglismaa ja Prantsusmaa. Nii et Venemaa peab nüüd arvestama, et ta läheb vastuolu ja vastandab ennast tuumajõududele. Ühtekokku muide neid riike, kes on valmis Ukrainat kaitsma, on ühtekokku 35, mis on praktiliselt peaaegu kõik Euroopa riigid välja arvatud Ungari ja Slovakkia, aga nendega vist see asi ka klaarub ära, aga sellele lisaks on ütelda sellesse Euroopa allianssi, mida ka nimetatakse Coalition of the Willing, tähendab tahtjate või soovijate või hea tahteliit. Hea tahteliit, jah. Sinna käivad siis Euroopa riigid, aga lisaks sellele siis põhimõtteliselt ka Kanada, siis kes seal veel meil olid, Austraalia, Uus-Meremaa, usu või mitte India ja tänase seisuga, see on siis ütleme 4-päevase seisuga, me ei tea veel, aga ühesõnaga on oma siukest tahet avaldanud ka Hiina. Nii et kui me paneme kõik need asjad nüüd kokku, siis on tegemist ikkagi äärmiselt suure ja tugeva sõjalise jõuga, kes põhimõtteliselt lähtub sellest, et Ameerika oleks meile tore ja abiline, aga kui teda ei ole, mis meil siis üle jääb, eks me siis oleme sunnitud tegema ise. Nüüd natukene on probleem, aga selle nad lahendavad ka ära, et ütleme see tahtekoalitsioon, et kes seda juhtima hakkab. Sest lõppkokkuvõttes igal asjal on, kusagil on vaja ju kindralit või peaministrit või kes seda. Praegu seisuga jääb see Inglismaa peale või siis Prantsusmaa peale, aga see, et lõppkokkuvõttes ka usu või mitte, aga ka Saksamaa on otsustanud hakata ütelda tuumajõude endal üles ehitama. Nii et nihuke värk on, aga me elame muidugi uskumatult põneval ajal. Ma ütlen, kui iga päev või iga 2 päeva tagant on mingisugused uued läbirääkimised ja ühed läbirääkijad tulevad ja teised lähevad ja ükskord nii, teinekord et millega see pull ükskord ära lõpeb, on muidugi väga raske otsustada. Aga ma arvan, et see tegelikult küsimus on selles, et kui kõva paugu nüüd venelased saavad, tähendab see, et nüüd nemad saavutaksid Ukrainast seda, mida nad tahavad, see on osaliselt õige, aga mitte rohkem kui natukene. See on siis põhimõtteliselt need 4 oblastit, kes seal on, ja siis sellega nagu enam-vähem kõik. Venelased on Mustalt merelt välja löödud, nad on nüüd Aasovi meres sees. Praegu on ajutiselt kehtestatud teatavad piirangud sõjalennukite lendamisel ja nüüd küsitakse ka seda, et mis hakkab juhtuma siis, kui see pull ükskord läbi on, et kes garanteeriks selle rahu. Küsimus on, et kas me paneme rahuvalvajad, sõdurid sinna pikki lahingujoont, mis praegu on, või siis tuleb seda nihutada ühes või teises suunas. Venemaa tahab neid Hersoni ja Zaporožje oblasti täielikult enda kätte võtta. Praegu on nende käsutuses 1/3. Nii et eks näeb. Nüüd üks ameeriklaste puhas idee, mis on selline kahemõtteline, kuidas tagada Ukraina julgeolek, ütlevad ameeriklased, et me võtame üle olulised tuumajaamad Ukrainas ja kui tuumajaamas on ameeriklased sees, siis venelane enam rünnata ei julge.
mille peale siis võib ütelda seda, et praegu käib sõda ja rünnatakse neid tuumajaamu nagu nahin. Ja muidugi ameeriklaste see seletus on ka mitte ainult, et julgeolekukaalutlusel väideti, et meil on väga head inimesed, kes on võimelised neid tuumajaamu väga hästi juhtima. Nüüd ameeriklased unustavad jälle ühe asja ära. Tähendab, see firma, kes nende poolt tuleks Ukraina jaamadesse, on Westinghouse, kes on üks kõige tähtsamaid tuuma selliseid tegijaid. Aga ei maksa siiski ära unustada, et kõik need senised tuumajaamad, mis Ukrainas on, ukrainlased juhivad nagu nahin ja neil pole mitte mingisugust probleemi. Nüüd, kui me rääkisime nendest asjadest, meelest läks ära, tähendab, sellised lõbusamad asjad, üks oli see punane nupp ja teine oli see pilt, mis Trumpile ei meeldinud. Tegelikult on veel kolmas omast kohast koomiline ja USA-Taani suhetega seotud selline detail, mida ma arvan, et paljud on kuulnud ja teavad, on see, et kuna USA-s oli linnugripp, siis on USA-s tekkinud munade probleem. Tähendab, ei ole piisavalt mune poodides kuskilt saada ja on tarvis kuskilt mune osta. No Kanadaga on asi ühel pool, sest Kanada on öelnud, et seni kuni te meid siin ähvardate ja nii edasi, et tutkite mõne muna meie käest saate. Siis on tuntud huvi ka Vene munade vastu, aga Venemaal ka ei ole kuskilt võtta ja no nüüd tuleb siis, Saksamaalt ka ja õige. Aga nüüd siis see ainus koht, kust mune tõepoolest saaks odava ja hea hinnaga, tähendab usu või ära usu, ongi Taani, mis on ju põllumajanduslikult väga tugev ja arenenud maa. Ja nüüd Ameerikal on vaja Taani mune ja võt nüüd siis ongi see läbirääkimiste koht. Tähendab, kas te jätate meie Gröönimaa rahule ja me anname teile mune või kui te käite Gröönimaal, siis meie käest te mune ei saa ja ei olegi mitte kuskilt saada. Minu jaoks tuleb see väga suure üllatusena sellepärast, et ma ei oleks ausalt selles kunagi arvanud, et toiduainena muna on nii tähtis asi, et see võib tõusta. Lihavõtted tulemas. Õige, muide, väga õige. Selles see asi võib-olla ongi. Ja teine asi, äkki lost in translation, keegi ütles, et no balls ja siis tõlgiti. Ei, see oli kuskil ka Ameerikas, no balls, muidugi. Õige, aga muidugi see oli nüüd küll väga oluline punkt ja see, et ausalt öeldes ma selle peale ei tulnud tõepoolest. Nii et nii et siis veel üks asi. Muidugi see, et Trumpil puudub ka mingisugune selline väga tugev ja selge positsioon Venemaa suhtes nendes läbirääkimistes ja ta ikkagi mängib Vene poolele ja mingil määral Ukraina vastu, kuigi Ukraina käitub väga viisakalt ja minu pärast isegi natuke alandlikult ja nii edasi. See on tekitanud olukorra, mis nüüd ütleme Ameerika osa maailmas nagu oluliselt muudab. Võt see Ameerika koht maailmas, mis tekkis pärast 45. aastat, kui teine maailmasõda ära lõpeb, seda on sageli kutsutud Pax Americana ehk Ameerika rahu. See on siis maailmakord, milles Ameerika dikteerib riikide vahelisi vahekordi, kontrollib neid vahekordi ja ühesõnaga nagu Ameerika oma võimsuse ja tugevusega garanteerib siis ülemaailmse või vähemalt Euroopa ja Põhja-Ameerika rahu. Võt nüüd see asi on nüüd hakanud ära kaduma. Sellepärast, et esiteks Ameerika mängib väga palju Vene poolele, tähendab, see on nagu ühest kohast tähtis. Ja teine on see, et ta ei suuda Vene poolele mängides mitte midagi saavutada. Tähendab, tegelikult ikkagi Putin ajab oma asja praeguse seisuga nii, nagu ta ise tahab. Ja siit kerkib nüüd tähendab küsimus, milline nüüd see uus paks ehk see uus rahu saab tegelikult olema. Ja siin muidugi, siin me peame siis nüüd rääkima ka Kaja Kallasest natukene, kellel õnnestus üks selline käkk keerata, ma ei tea palju nüüd ameeriklastele, aga iseendale vähemalt. Sellepärast, et arvestades seda, et ameeriklased tõepoolest ei ole kuigi efektiivsed läbirääkijad suhetes Venemaaga, on Kaja Kallas öelnud sellise lause, et maailm
ja sealhulgas ka Euroopa vajavad uut juhti või uut juhtriiki. Ehk teiste sõnadega Ameerika on mängust väljas ja nüüd tuleb hakata vaatama, kes siis hakkab maailma uutes oludes juhtima. No põhiküsimus on see, tähendab, Inglismaa, klassikaline variant, Inglismaa on ju maailma valitsenud, tont teab kui kaua. Inglismaale kuulusid ju omal ajal, ei tea mis riigid, kõik India ja Austraalia ja Uus-Meremaa, Kanada, USA, kui nimetada mõningaid. Ja maailm oligi Inglise nägu. Siis nüüd on küsimus selles, et kes siis nüüd juhtima hakkab, kas Inglismaa või Prantsusmaa, kusjuures Prantsusmaal on veel see väga oluline eelis, et Prantsuse tuumajõud on tugevamad ja praeguses situatsioonis on ka Prantsuse peaminister, Prantsuse president Emmanuel Macron ka selgelt siuke tugevam tegija kui võib-olla Keith Starmer praeguses olukorras. Aga see on ühesõnaga Kaja see fraas, et me otsime uut juhti, mis vihjab sellele, et Ameerikast juhti enam ei ole, kahtlemata ameeriklasi solvas. Kusjuures solvas ka nii, et Kaja ei võetud vastu ka riigisekretäri poolt, kes kutsus ta ametlikule visiidile. Aga see tähendab üldiselt ikkagi seda, et see Pax Americana ja meie see senine arusaam, et küll ameeriklased aitavad ja nii edasi, see ei pruugi tingimata enam edasi kehtida. Sellest jutust tuleb praegu välja, et kardetakse, see on minu hüpotees, vandenõuteooria, kõige rohkem võimalikku Vene-Saksa ajaloolist liitu Ukraina territooriumile saaks ehitada mingisuguse militaarpuhvri, sest see on ka kole ütlemine, Ukraina on sõja kaotanud, aga mitte Venemaale. 100-aastane leping brittidega, ma ainult pealkirja nägin kuskil, ei jõudnud lugema hakatagi. Segadust on palju ja praegu muidugi britid ja sakslased, eks ole, tuletame meelde, et Briti kuningakoja nimigi 1917 ei kõlvanud saksapärane nimi, muudeti ära. Samas prantslased, see on ka nagu kivikene kingas. Jah, tähendab, kõik need, ütleme see Euroopa struktuur, nagu see hakkas kujunema kuskil 1870-80 selliste esimeste suurte ja tõsiste Saksa või Preisi-Prantsuse sõdade paiku siis, kui sõditi Elsass-Lothringi alade ümber ja Elsass-Lothringi pealinnaks on Strasbourg, mis on praegu, eks ole, Euroopa parlamendi pealinn. Ühesõnaga, kogu see jaotus hakkab kuidagi muutuma. Näiteks, kas me mõtleme sellegi peale, et mis meil siin meie ümber on, täiesti selgelt on välja kujunemas üks uus sõjalis-majanduslik liit, mille teljeks on siis riigid Norrast alates ja Poolaga lõpetades, nii et kõik siia vahele, see on siis Norra, Soome, Rootsi, Eesti, Läti, Leedu ja Poola. Ja tegelikult siia kuuluks juurde, nagu nende riikide mitmed analüütikud on öelnud, siia tegelikult kuuluks veel ka Ukraina. Ja meil kujuneks niisugune nagu Balti NATO või Ida-NATO telg, mis tegelikult peaks tagama, ütleme, sellise julgeoleku, mis mõttes kindlamini. Tähendab, NATO on ka ju igavesti kõva ja kindel värk ja nii edasi, aga probleem on selles, et Trumpist alates on tekkinud küsimus, kas me saame nüüd NATO-t päriselt usaldada. Sellepärast, et kui Trump ütleb, siin ta võib, et nad ikka ei tee seda ja juhul, kui nad ei tee toda, siis me neid ei aita ja nii edasi. Siin tekib tavaline küsimus minu pärast lihtsalt kas või tavalisel eestlasel. Minu pärast kuskil Antslas või Vastseliinas või ükskõik kus kohas, et juhul, kui nüüd peaks jamaks minema, kas ameeriklased meil appi tulevad või ei tule, sest me oleme väga palju selle peale lootnud. Juba see küsimus iseenesest on tegelikult väga paha.
parem oleks, kui sellist küsimust üldse ei tekikski. Küsimus on siin selles, kas ameeriklased tulevad appi, kui ma pingsalt ootan, et keegi tuleks ja teeks midagi, nagu meil kommentaariumis on, et kui nad midagi ei tee, kui riik ette ei võta, aga mis ma ise teen? Vahelduseks sügan 2 korda kukalt ka või? Ja, no siin see asi ongi, tähendab, ütleme väga paljudes, väga mitmetel asjaoludel võib öelda see, et riigid enda kasuks siiski asju teevad. Kui Eesti läheb praegu ikka 5% peale kulutuste peale SKP-st, siis ei saa keegi öelda, et Eesti ei tee midagi. Kui lätlased läheb praegu 4 peale, me ei saa öelda, et ta ei tee midagi. Praegu tegelikult... Raha maksab järjest vähem, protsent tagab tegelikult ostujõu alles jäämise ja et rahvas on rõõmsalt kohustatud vaesuma. Jah, tõepoolest, ta võib olla kohustatud vaesuma, aga tal on ka muidugi alternatiiv. Siin samas kohe ilma hinge tõmbeta alternatiiv on ära surra. Või hakkame mehed minema. Muide, siin on üks asi, mis ma tahaks täpsustada. See on see, mis ka meie inimeste hulgas aeg-ajalt läbi jookseb, aga ka Ida-Euroopas 5% SKP-st. Enamus inimesi usub, et 5% SKP-st tähendab raha. Meil on teada, kui palju on sisemajanduslik koguprodukt, 18 miljardit, 19 miljardit, nii edasi, võtame sealt 5% ja sealt me ta saame. Unustatakse ära see asjaolu, et 5% SKP-st pool umbes sellest, see on 2,5, ei ole üldse raha ja ei ole rahaga ka mitte kuidagi seotud. Vaid see on see hardware, ehk see on see relvastus, tankid, soomukid, raketid, värgid, nii edasi, milledel on olemas oma hind, juhul kui need ostetakse nii edasi. Aga nemad lähevad ka sisse selle 5%, siis ütleme sellest 5%. Ukrainas on ju huvitav moment praegu öeldud, tähendab, neil on kuskil 10%, sellest 10% 8 on asjad, relvad, kus juures mitte ka päris igasugused relvad, vaid sellised tapariistad, tähendab, sinna sisse ei lähe soomukid ja muud niisugused asjad. Nii et tegelikult küsimus ei ole isegi võib-olla mitte niivõrd selle raha sinna, vaan see raha ei lähe inimese suhu ja lauale nii. Ja soomukiga ei hakka ka talumees kuskile sõitma. See on siis nagu heaolu pidur. Noh, jah, mingil määral. Aga ühesõnaga see on see, kus juures veel see, kuidas seda 5% või mida rehkendada, see on ka veel lahtine küsimus. Muide, sellega tegeleb natukene ka Rahandusministeeriumi USA-s ja nii edasi, tähendab, kus lepitakse omavahel kokku, kuidas rehkendada. Tähendab, kui meil on 3 soomukit, eks ole, nende oma hind oli selline, see on selline, millise hinnaga me ta siis paneme kaitsekuludesse. Kas me paneme ta selle oma hinnaga või me paneme ta oma hind pluss amortisatsioon, kas me lisame siia juurde ka näiteks reserv, tagavara ja remondikulud ja nii edasi, et mida ta siis tegelikult maksab. Ja siis võib väga hästi olla, et tegelikult meil ongi 25 miljonit, seisab soomuk ja ta ongi meie 25 miljonit kaitse-eelarvesse sellisel kujul. Aga nagu ma ütlen, tegemist on uue asjaga, meil tuleb kuidagi kokku leppida ka ameeriklastega selles küsimuses ja eks siis näeb, kuidas need rehkendused ja asjad käima lähevad, sest tegelikult me saame ju tegelikult ka aru, et meil ei ole vaja mitte ainult raha ja mitte nii palju raha, kuivõrd asju, millega me saame ennast kaitsta. Kusjuures need asjad peavad olema kuidagi niimoodi tehtud, et need hinnad ja summad oleksid omavahel võrreldavad. Et ütleme, meil on see soomuk 25 miljonit, prantslastel on ta kallim ja suurem on 35 miljonit. Kas me siis kõrvutame neid, et ühesõnaga, et prantslased nagu võtavad suurem osa SKP-st, meie väiksemad ja nii edasi. Aga see on omaette selline teema, millest peaks eraldi rääkima. Aga võib-olla üks väga hea näide, kus nüüd praegu, et kuidas me seda rehkendame ja nii edasi. Eks ole, ameeriklased pidid andma meile, tähendab ukrainlastele, pidid andma meile lennukid F-16.
Nüüd esimene kord, kus Trump hakkas uuesti jälle rehkendama, et ei ole õiged numbrid ja ei tehta seda ja et me peame ikkagi sõdima, mitte sõdima, vaid minema välja rahu peale ja nii edasi, et me neid F-16 siis ei anna. Kuigi selle eest on raha ära makstud. Nii et põhimõtteliselt varem või hiljem ta peab selle F-16 ära andma. Mis juhtus? Nädal, poolteist pärast seda, kui Trump oli öelnud, et F-16 ei tule, ütlesid prantslased, meil on olemas hävituslennuk Mirage ja kui praegu Ukrainal on hävituslennukeid vaja, siis meie Mirage'id te saate järgmise nädala lõpuks kätte. Ja nii läkski. Esmaspäev ütles, et ei kõlba, et ei saa saata, ameeriklased ei toeta antud juhul relva saadeti, see pandi see ajutine blokk peale ja prantslased ütlesid, faina, ei kõlba, siis ei kõlba. Meil on Mirage'id olemas ja lähebki. Ja läkski vähem kui 2 nädalaga olid Mirage'id olemas. Kusjuures, vaat nii nagu juhtus, vaat see meiega arusaamine, et Ameerika oma ja nii edasi kindlasti see jõle äge ja ikka kihvt ja nii edasi, küll on kahju. No esiteks F-16 ei ole kõige viimasem variant, ameeriklased on teinud veel sellise lennuki nagu F-35, mis on võimsam, igatepidi parem ja tublim lennuk ja nii edasi ja selle hankest seniajani pole veel juttu olnud. Võib-olla tuleb siis kunagi, kas F-16 nii. Aga nüüd erinevus. Mis on siis nende 5. põlvkonna lennukite puhul meie jaoks oluline? Oluline on see, kas Vanka näeb seda oma radaril või ei näe ja kui täpselt ta näeb. Ja need, kes on huvi tundnud sõjaasjade vastu YouTube'is ja nii edasi, need võivad näha, YouTube'is on ka näha see radari ekraan ja kõik värgid nii edasi, nii edasi. F-16 puhul on märk radaril olemas ja on enam-vähem teada, kuhu tuleb lasta, kui sa tahad taevast alla tulla. Aga see pilt on hämune. Ta on siuke uduse võitu. Ta on umbes nii nagu vanemad sorti filmid YouTube'is mõnikord. Ühesõnaga, jah, ta eks siuke ümarik, aga siuke udune ja siis ta liigub ja eeldus on see, et sa siis paned selle udulaigu keskele ja saadki kätte. Aga udune on lihtne mööda panna. Ja nüüd siis vaatame seda Mirage'i. See Mirage on nagu pastakaga tehtud täpp. Ta ei ole isegi mitte päris ümargune, vaid ta on siuke suure võitu täpp kuskil keskel. Ja tulistades selle pihta, tegelikult arvestades Haimarseid ja teisi neid asju, Mirage'ist tähendab Mirage on täpselt näha, tähendab see, mis ta näeb seal venelastele ja sisuliselt möödalaskmise võimalus nagu puudub. Ühesõnaga, udusest sa lased mööda, sellest ei lase mööda, aga ta on täpne ja kiiresti liikuv. Kiirus on tähtis, eks ole. Ja reaalne tulemus on see, et venelastel sinna pihta panna on keeruline, sellepärast, et see märk on nii pisike, ta on nii väike. Ja nüüd veel edasi, see Mirage'i mingisugune täiendatud variant, mis nüüd on see, kus Mirage ei tule Vene radarite peale üldse. Tähendab, teda seal lihtsalt ei olegi. Teiste sõnadega, mina ei ole piloot ja mina ei ole radariinimene ja mina ei oska selle Mirage'i kohta midagi muust endale tööda, aga lihtsalt see, mis näha ja millest nüüd ka räägivad, muidugi prantslased ise ka, sest on see filmis Tulivesi, on seal Papa Nüüman, keda mängib Ain Lutsep. Papa Nüüman seal ühes kohas ütleb, et iga lits kiidab oma perset. Eks muidugi see, et Macron räägib, et kui head need Mirage'id on, see käib natukene selle alla ka, aga igal juhul ta on mingil määral parem. Miks ma sellest räägin? See on siuke omaette keeruline teema, võt niipidi ja naapidi, mismoodi see tänu sellele jutumärkides, et nüüd Ameerika hakkas nagu kergelt nagu maad kaapima nende asjade suhtes,
on Euroopa esitanud endale esimest korda küsimuse, kas meil Ameerika lennukeid on vaja või järsku ehk ei olegi. Ja seoses nende Mirage'ide toomisega ja mingite Saksa tankide ja kõige sellega, et kui palju peaks saatma neid sinna Ukrainale, siis Olaf Scholz Saksamaalt, et vaja saata tanke ja nii edasi, et kui palju ja nii edasi, siis Scholz ütles suurepärase lause. Ma pean omal laos vaatama, mis mul seal on. Ja selle peale prantslane ütleb, et meie vaatame ka, mis meil laos on. Ja nii, selge, et see on mingil määral Siin on väga ilusaid nüansse. Kõigepealt, olgu ta Mirage või kummitus, ta on tegelikult kirbusita tükikene, mille peale saab juhtida tähelepanu. Näe, vaadake, 3,5 miljardit lendab, ja läinud ta ongi. Ja keegi teeb põmm ja jälle miljard läinud ta ongi. Aga selle taust on ju maailma raha või seda ei saa isegi rahaks nimetada, see on maailma arveldused. Aga siin kehtib ju ka raha üldpõhimõte, et raha sünnib siia ilma ehk emiteeritakse võlana. Alguses oli, ütleme, seis 0, siis keegi mõtles välja raha, pank andis sulle 10 raha, tagasi küsis 11, aga seda 11. ei olnud veel loodud, see tuli kuskilt laenata ja taas protsendiga. Samamoodi Ukraina aitamine. Ukraina saab, ütleme, miljardi eest niimoodi, naamodi, aga tagasi peab maksma 1,1 miljardit ja tal ei ole seda võtta. Ja üldse kogu see värk, hea küll, riigikesed Euroopas rikastuvad kuidagi pidi ja matavad selle rikkuse relvadesse. Kas ei kisu kismaks, nii nagu mulle kummitab siin esimese maailmasõja ümbrusajas, kus oli igavene segadik, keegi just nagu ei tahtnud sõdida, aga väga paljud nagu tahtsid sõda kui niisugust ja see pisut teises vormis näiks see taas olevat õhus, kus juures, kui palju on neid, kes üldse mõistavad, mis toimub, kellega nad äri ajavad ja mis sellest ärist välja kasvab, ütleme 5 aasta pärast. Siin on üks täpsustus, mille me peame tegema ja see seisneb selles, et tähendab sellest niimoodi, et võlad tuleb tagasi maksta, tähendab see, nagu ausalt öeldes ei vasta eriti tõele. Võlgu ei võeta mitte selleks, et tagasi maksta, vaid võlgu võetakse selleks, et maksta kinni praegused arved, aga mitte see, et tagasi maksmine. Me ei räägi. Igor. Ameerika on nii ja naa palju andnud Ukrainale, Ukraina davai anna siia oma maavarad, sellepärast, et me peame ju midagi tagasi saama. See on nüüd järgmine teema, selle juurde me tuleme ka tagasi, aga kui Ameerikast juba jutuks tuli, Ameerika riigi eelarved on, me räägime triljonitest ja isegi miljarditest, triljonitest tähendab summadest, mis on nii ulmelised, et neid ei ole võimalik isegi ette kujutada. Kas Ameerika jätab järgmise võla võtmata? Muidugi mitte. Ja need võlad võetakse üksteise järgi, üksteise otsa, teades selgelt, et neid tagasi maksta ei tule kunagi. Ma ei tea olukorda praegu, kuidas see kehtib Euroopas, küll aga me teame, kuidas see asi kehtib seoses Venemaaga. Vene rahad, mis on Ameerika ja muudes pankades, mis teenivad intresse, need intressid võetakse sealt välja, neid kasutatakse Ukraina toetamiseks. Seda küll. Aga nüüd öelda, et kõik võlad, kui võlgu tuleks tagasi maksta, siis mitte ükski riik ei saaks enam võlgu võtta. Sellepärast me oleme võlgades nii sügaval, kui üldse võlgades saab olla.
aga probleem on nüüd selles, et selleks, et see moment nagu oleks hästi lihtsalt aru saada, see asi käib siis põhimõtteliselt niimoodi, et noh, te küsite, eks ole, noh, millegi pärast küsite, palju mul raha on. No ütlen, no mul on 1000 eurot. Siis mismoodi sul see 1000 eurot on? No mul on, ütleme, 500 on mul taskus ja 500 on mul Swed või Seebi pangas ja nii edasi, nii et võt see kokku on see minu 1000. Nii, aga kas see on kõik, mis sul on? Ma ütlen, ei, et mul on tegelikult 10 000. Aga kus sul need 10 000 on? Need 10 000 on need rahad, mis ma teoreetiliselt võin endale laenata. Kui ma lähen panka ja küsin panga käest, et andke mulle 10 000, nad kontrollivad, mis mul on, mida ei ole, kas mul on aus, mitte aus ja nii edasi ja ühel hetkel nad ütlevad, noh, annavadki selle 10 000. See on see, mis juhtub poolte Eesti elanikega täna igal pool, kes lähevad panka näiteks korteri eluaseme laenu võtma või nii edasi. See laen või see laenupotentsiaal on täpselt samasugune raha nagu sularaha sinu taskus. Kui ma ei võta, no siis ei ole, aga ma ei tohi valetada selles mõttes öelda, kui palju mul on ja ma ütlen sulle 100, siis ma valetan. Sellepärast tegelikult lisaks sellele 100, mul on veel need 10 000 ka, mis on pangas. Me lisame siia juurde kahtlemata ka kõik võimalikud kinnisvarad, majad, autod, lennukid, värgid ja kõik see, mis sinna juurde läheb. Aga miks see nii on? Sellepärast, et võlavõimalus on täpselt samasugune raha nagu paberraha sinu taskus. Ja ma pean ütlema, et tähendab pangast ma saan 10 000, sinu käest ma saan veel 500, siis ma saan selle sinna. Too lubas mulle ka veel midagi maksta ja minu reaalne vara on see 10 000 pangas, sinu käest 500, tema käest 100, sinu käest see ja ma pean selle 100 selle juurde panema ja siis ma tean, mis asi see on. Ega siis nüüd on ju ka niimoodi, et tegelikult ka väga suured, ütleme, sõja lennukite tegijad nagu Boeing ja Grumman ja Bombardier ja nii edasi, mis nad maksavad. Ega siis nad ei saa seda raha täiel määral kätte, mis lepingus sees on, või võtta see sama Elon Musk, eks ole. Ega Elon Muskil ei ole seda 300 miljardit praegu siit võtta, aga Elon Muskil on, ütleme, 100 miljardit pluss 200 miljardit, mis ta võib veel kuskilt saada. Kusjuures see kuskilt saamine on võib-olla Lõuna-Aafrika Vabariik, Kongo, ükskõik või üle Volt. Igor, tõepoolest, meie Elon Muskiga oleme miljardärid. Tõsi, mul on vähem, aga 2 peale kokku ikka. No esiteks seda, aga teiseks on lihtsalt see, ma ei hakka su käest küsima, palju sul taskus on ja nii edasi. Aga kui sa mõtled kõigi oma sõprade peale ja minu pärast minu peale ja nii edasi, kelle käest on potentsiaalselt võimalik raha, sa pead selle ka sinna sisse kirjutama, sest see on sinu tegelik raha. Selle koha peal me võiksime muidugi panna muusikapalaks ühe väga ilusa aaria Borgi ja Bessis. Mul taskud täis on tühjust ja tühjust taskud on täis. Olgu nii. Tähendab, point antud juhul, mis muidugi ei muuda seda olukorda oluliselt võib-olla rõõmsamaks, et me kulutame seda ka laenupotentsiaali ja nii edasi selliste asjade tootmiseks, ilma milleta põhimõtteliselt me saaksime elada. Aga selleks on vajalik üks väga lihtne asi, on vajalik saavutada desarmeerimine. Sellepärast, et praegus situatsioonis, kui me oleme hirmsasti rahu poolt ja nii edasi, no lõpetame ära selle, anname siis, lubame seal rõõmsat olemist sellele Sibula kirikule seal Toompeal ja Pühtitsa kloostrile ja millele iga. Ühesõnaga toome selle pronksisõduri tagasi ja mis iganes. Kas see tekitab meile sellise olukorra, et me ei pea üldse mõtlema oma kaitse peal? Ja kaitse on selline väga lihtne asi, tähendab, kui meil on põhikirjas või selles põhikirjas, seegi läks, põhiseaduses. Kui meil on põhiseadus sees, et me peame Eesti rahva ja seal keele ja kultuuri ja selle jaoks, siis see tähendab seda, et me peame olema võimelised seda keelt ja kultuuri kaitsma. Kaitsma saab mitut moodi, esiteks, näiteks keeleseadus, et me keelame välismaised loosungid ja reklaamid tänaval ära ja me õpetame venelastele rohkem ja rohkem eesti keelt ja nii edasi, see on üks kaits. Aga teine kaits on see, et sa paned 2-3 suurtükki, tähendab Peipsi ääre siia kaldale, et venelane sealt siia ei hakkaks tulema. Kas me saame seda vältida?
kardan, et ei. Sellepärast, et esiteks me peame nad sinna panema sellepärast, et me ise peame tulistama ja teiseks me ei saa endale Ameerika sõdureid siia, juhul kui me ise seda kaitset ei tee. Ameerika sõdu, tegelikult see on ju, Ameerika sõdur on ju kellegi poeg, vend, isa, abikaasa ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja ta tuleb siis siia Eestisse sõdima ja võimalik, et saab surma, sest sõda on ohtlik asi. Nii, aga nüüd on loogiline küsimus, et need samad maha jäänud omad inimesed ja sugulased ja seal Ameerikas, mida kuradit peab see meie sugulane ja sõber minema mingisugusesse sitasesse Eestisse, kellest me isegi ei tea, kus kohas see on. Maakaardi peale ei leia üles ja nii edasi ja ta peab sinna minema surema. Mille nimel? Mille pärast? Aga olukord muutub natukene teistsuguseks, kui me ütleme niimoodi. Meie oleme ennast kaitsnud nii palju, kui me vähegi suudame. Meil on nii suur armee, kui me vähegi suudame, meil on õppused, meil on see teine kolm. Me teeme kõik endast oleneva selleks, et ellu jääda. Aga me oleme väikesed ja meil ei ole kõiki neid võimalusi, mis on olemas suurtel ja nii edasi, nii edasi. Palun tulge meile appi ja nad tulevad. Siis nad tulevad. Aga nad ei tule kunagi, kui on seis selline, aga mis te ise tegite? Ja siis selgub, et te ise ei teinud tegelikult mitte midagi. Ma kordan oma lauset, mis ma olen korduvalt öelnud, kuigi praegu see on natukene selline võib-olla mitte nii enesekindel, kui ta mul kunagi varem oli see, et kui keegi üldse tuleb Sinimägedesse või Auveresse või sinna kanti Eestit kaitsma venelaste vastu, siis see, kes tuleb Eesti sõduri kõrvale kaevikusse, kui üldse keegi, siis on see USA merejalaväelane. Tema tuleb sellisel põhjusel, et Ameerikas Trumpile vaatamata ameeriklastes inimestena ja kultuurina on nii palju idealismi, et nad on nõus minema ka sinna, kus neil endal isiklikult otseselt vajadust ja huvi ei ole ja on nõus minema sellepärast, et kaitsta demokraatiat, kaitsta mingisugust meie elustiili, meie elustandardid, meie elusid ja nii edasi, nii edasi. Nii et nii on see värk. Ja kui meie küsime, et meie rahad lähevad kurat teab kuhu, siis Ameerika maksumaksjal on 10 korda rohkem õigus küsida, kuhu lähevad meie rahad. Nii et seni ajani, kuni need sõjandused ja värgid käivad ja seni ajani, kuni venelane meil kõrval on, sest mitte keegi teine ei tule kunagi mitte mingil juhul meile kallale. Ja muide, ega siis, kui siin oli Saksa okupatsioon, ega siis ju enamus inimesi ütles ikkagi seda, et ega siin nii väga viga ei olnud. Kahju muidugi, et ei olnud sinimustvalget lippu ja seda ja teist, aga Saksa ohvitserid olid viisakad, suudlesid kätt, kui oli vaja. Kui oli võimalus, jooksid kabareed, ööelu, koolid, korralikud, rahulik ideoloogia, vaba ülikool. Nii et ega see ei tähenda, et me tahame sakslasi okupantidena siia, me tahame sakslasi siia küll, aga me tahame sakslasi siia kui NATO sõdureid, kes ei tule meid mitte okupeerima, vaid kes tulevad meile appi siis, kui meil vaja on, mille kohta on sakslased ka vastavalt öelnud. Tuleme tagasi selle Prantsuse teema juurde, Macron ja nii edasi. Ma arvan, et enamus meie kuulajatest on minuga selles mõttes nõus, et eks me oleme ju natukene prantslastesse suhtunud nii, kom sa, nii ja naa. Alates sellest, et eks nad ole kergelt kehkadiveid ja mõtleme siis operetti ja kankaanide ja Montmartre'i ja igasuguste niisuguste asjade peale, et nad on nagu nad on. Ja selles mõttes ma ütleksin nii, et meil kõigil on olemas ju oma tuttavad ja sõbrad ja ühte sõpra sa usaldad rohkem ja teist vähem ja ühe kohta ütled, et see nagu ei ole ikka see päris sõber ja mis mul tast ikka ja nii edasi. Aga ühel hetkel tekib raske olukord ja siis võib täiesti vabalt juhtuda, et just nimelt see sõber, kellest sa kõige vähem pidasid ja arvasid, osutub sinu jaoks selleks kõige olulisemaks abiliseks. Mul on endal elus olnud selline situatsioon ja väga selline paha olukord,
USA-s kuskil 98-99 midagi niimoodi, kus asjaolud muutusid seal teaduskonnas ja värgid ja nii edasi. Ühesõnaga lühidalt öeldes oli selge, et mind ootab nüüd tänav, et mind vabastatakse, vallandatakse, et ma ei saa endale järgmist lepingut ja mis iganes. Ja vaata, nõukogude inimene ei ole vallandamisega harjunud ja see oli päris hirmus tunne ja siuke paha ja nii edasi. Ja siis selles olukorras tuli mulle appi, kes toetas mind ja pani minu kandidatuuri hääletamisele ja tagas selle, et mind hääletati tagasi ja nii edasi. Tähendab, üks nendest minu kolleegidest, kes minu arvates suhtus musse üldiselt keskelt läbi halvasti. Nad oli siuke ülbevõitu ja kuidagi siukene minu seisukohalt väga vasakpoolne. Ta oli muide kohtunik ka, mitte ainult professor. Ja üldse kuidagi siukene hästi vasakpoolne ja hästi siukeste sotsiaalpoliitika pooldaja ja ka demokraatliku partei üks juht ja nii edasi. Nii et ühesõnaga mul oli kõik alust arvata ja me teretasime ja mõnikord sattusime ühe laua taha seal ülikooli restoranis sööma või siis mõnikord natuke ka veini jooma ja see ja vot ta oli. Ja nüüd sellel minu kõige kriitilisemal hetkel, kus ma tõesti ei teadnud, mida teha ja kuidas ja mismoodi, sest mul ei olnud ei uut töökohta ei Ameerikas esimesel pilgul ega ka Eestis tagasi ega tol ajal ka Moskvas mitte, kuhu oleks ju võinud muidu minna. Ja tema oli see, nagu ma ütlesin, tema, kes mind aitas. Ja see mälestus temast, ta suri üsna hiljuti ja olgu mul talle kerge, see tuleb mulle kogu aeg meelde, kui ma vaatan selle Macroni peale. Tähendab, me oleme suhtunud prantslastesse nii, alates sellest, et kehkadi veid ja nii ja naa ja kurat sa seda tead. Ja nad ei suutnud isegi teises maailmas korralikult sõdida, teises maailmasõjas De Gaulle oli ka rohkem siuke poose ja kekkadi vei ja mis iganes. Lisaks muidugi Prantsuse võõrleegion, selle tegevus teise maailmasõja ajal on üldse segane. Ja, vot niuke värk. Aga vaata, kui ma nüüd hakkan praegu vaatama, mida prantslased teevad. Ma ei tea, prantslased, Macron vähemalt, aga ma tunnen, et kogu tema kabinet on lausa imetlusväärne. Macron oli see, kes vaatamata nendele Trumpi kiunumistele on öelnud, et prantslased panevad välja rahuvalvejõud ilma kellegagi kooskõlastamata. Neil pole vaja ei NATO lubasid, ei Ameerikas ja nii edasi. Nemad panevad välja ja nad panevad välja 20 000, mis on tegelikult 2-3 korda Eesti sõjaväe. Nad panevad selle välja Ukraina piiri äärde. Siis nad tegid ettepaneku, et kõik ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriigid peavad välja panema 2000. Meie paneme 20, nemad panevad 2000. Ja et kas ikka saab ja ei saa ja kuidas nüüd kokku leppida, mis ameeriklased arvavad. See Macronis pole mingit probleemi. Ukraina on suveräänne, vaba ja sõltumatu riik. Suveräänne, vaba ja sõltumatu on ka Prantsusmaa. Ja Ukraina ja Prantsusmaa võivad omavahel teha, mida nad tahavad. Ja mitte keegi. Ja inglased, eks ole, kõvad tegijad, me ju enne rääkisime. Inglased nüüd ütlesid natukene nagu pehmad, ütlesid, et Prantsuse initsiatiiv on huvitav. Igal juhul see on siis pigem toetav või mis. Ja see on siuke ettevaatlik ütlemine. Siit praegu kumab jälle üks ebamugav küsimus. Prantslased naudivad, et nad on prantslased, aga kas eestlasele meeldib olla eestlane? Võib-olla võtaks selle rahvuse, keele ja kultuuri peidaks nii ära, et kaitsta pole vajagi. Siin ma arvan, siin ei olegi. See on omaette teema ja siis nüüd ma siis rikun selle meie üldiselt positiivse saate ära. Tähendab,
noh, kuna ma olen tegelenud natukene lingvistiliste küsimustega, tähendab, mitte nii nagu Andres Raid, aga no mingil määral ehk ikkagi tähendab selle lingvistika, semantika, semiootikaga ja nii edasi. Siis üldiselt ma olen nagu täheldanud, et see keelte omavahelised suhted ja see on tegelikult siukesed, et keeled sellisel kujul ei säili mitte liiga kaua. Me saame rääkida, tähendab, ütleme enam-vähem korrektsest eesti keelest, ütleme kuskil 400 aastat, ütleme seal kuskil Puhja ajal seal. Lõuna-eesti keelne piibel võiks olla esimene märk, et siin ka räägitakse ja kirjutatakse. No ja siin Ignatsi Jaak ja Käsu Hans ja siis need esimesed koolid, mis seal tekkisid ja nii edasi. Okei, see on nii. Mis järelduse me sellest teeme? Me teeme järeldusele, et sellisel kujul seda keelt ja keelestruktuuri ei saa olema igavesti. Sest lõppkokkuvõttes, kui ilma eesti keeleta saadi väga hästi hakkama, sellepärast, et ka intelligentsed ja haritud eesti talupojad, kes läksid linnadesse, nii edasi, kõik läksid üle ju saksa keele peal. Ja vähegi haritud inimesed rääkisid omavahel ladina keeles. Nii et ja see ei ole mitte ainult meie eripära, see on kõikides. Ja sellest tegelikult, loogika on selline, kui me elasime paar tuhat aastat ilma selle keeleta, ja nüüd meil 300-400 aastat teda on. Et siis, mis siis, kui ütleme 300-400 aasta pärast tulevikus, võib-olla me elame jälle ilma selleta. Sellepärast, et vaata, kui palju võtta nooremad inimesed, kes isegi ütlevad siin ühes intervjuus, et ma ei oska seda öelda, et ma olen nooremast põlvkonnast, ma ei oska korralikku eesti keelt, puhas eesti poiss ja seletad selle sama asja ära inglise keeles. Nii et siin ei olegi midagi peita vaja, see peitub ise arvan ma, aga mul puuduvad faktid selle kinnitamiseks. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Nii, ja nüüd siis, mis meil veel paar asja, millest rääkida. Kui me nüüd praegu vaatame seda sõda, nagu ta siin kulgeb, siis eks ole, venelased räägivad, et see on Venemaa ja Ameerika proksi sõda, mida peavad siis ukrainlased. Vene propaganda kogu aeg räägib, et nende vastas on NATO ja mis iganes, kõik sellised hirmsad asjad ja kõik see. Kui neil nüüd osaliselt on õigus ja kui me vaatame, et sinna teisele poole on ka Trump välja ilmunud kõigi oma nende viguritega ja nii edasi, siis me võime esitada küsimus, kas see on 3. maailmasõda. Sellepärast, et kui juba austraallased ja uusmeremaalased tulevad Ukrainasse, kusjuures austraallased kah 3000 sõduriga, annab ikka sõita, eks ole, siis mis sõda see siis tegelikult on? Ja ma mõtlesin selle peale, ma oskan vastata ainult ühe lausega, aga see nõuab jälle omaette ükskõik. Tahame või mitte, see sõda on uue ja vana vahel, uue ja vana maailma vahel. Kusjuures vana maailm tegelikult lõppes ära teise maailmasõjaga, uut maailma veel ei ole. Kardetavasti on sul õigus. Ja tuleb mingisugune teine maailm, mida ütleme, mina oma vanuses võib-olla päriselt ei näe, aga me näeme siiski kuidagi, et midagi niisugust hakkab tulema ja see ei ole üks riik, teine riik, 3. riik, nii edasi. Ja vaata siit muide tekib ju ka see küsimus, et mis saab NATOst. Kusjuures NATO on selgelt vana maailma rudiment. Siin tekivad täiesti paradoksaalsed situatsioonid. Kujuta nüüd endale ette, eks ole, Vene sõdurid, kes on seal Donetskis, Luganskis sees, ka nendel ju vanemad küsivad, isa, ema ja nii edasi, nad küsivad, et mille eest nad surid? Mille eest need Vene sõdurid, 500 000, 500 miljonit, mille eest nad surid? Ja see on väga kole vastus, aga ainumõeldav. Vene sõdurid surid Zaporožje aatomi elektrijaama eest. See reaalselt, mida tahetakse. Kusjuures ei ole kaugeltki kindel, et venelased selle aatomi elektrijaama endale saavad. Me ju rääkisime siin pool tundi taga, et Trump aitab Westinghouse, võtab selle emale.
võtab omale. Kas on kusagil olnud sellist asja, et no mingi vabriku pärast, no hea küll, Zaporožje elektrijaam on Euroopa suurim, faina, aga ta on ikkagi ainult üks elektrijaam, ei mitte midagi rohkemat, prantslaste 7 ja inglaste 5 ja ma ei tea, 20 Ameerika elektrijaama kõrval, mis siin samaski, Soomeski ju, ja me ise ju vaatame, kuidas kas see nüüd on väärt, me ütleme, mis maksab üks elektrijaam, me paneme sinna miljardid ja siis me paneme sinna 500 000 inimelu. See on nüüd siis see hind. Ma väidan, et see on ka sammukene selle uue maailma suunas. Üks huvitav detail veel. Vaat nüüd, kus läks nende haruldaste muldmetallide sahkerdamiseks, et ameeriklased tahavad omale saada ja nii edasi ja meil ju tehakse. Ma olen püüdnud need muldmetallide nimed kuidagi meelde jätta, aga ei suuda, ma oskan nimetada see niobium ja tantaal või tantaan ja veel midagi. Need on need, mis meil siin Sillamäel on ja mitte ainult Toolses ja sealkandis. Nii edasi. Nüüd ukrainlastel on, Trumpile keegi ütles, Musk või keegi, ukrainlastel on muldmetallid. Võtame selle endale ja nagu sina ütlesid, et nendega me maksame oma kulud kinni või midagi. Seda päris nii, aga see jutke. Mis oli siis Putini esimene reaktsioon, täiesti arusaadav, ütles kallis Trump, meil on ka. Ja meil on väga palju, meil on väga head ja nii edasi, mille peale Trump ütles nii, nagu tal kombeks on. Oi, ja et see on nüüd järgmine teema tähendab, et kui ta aitab nüüd venelasi Ukraina vastu, siis saab tema säält jälle need metallid. Aga siin nüüd jällegi selle uue ja vana puhul. Keegi ei pööra tähelepanu sellele, et see on vana maailma mõtlemine, sellepärast, et Vene muldmetallid on lääne Siberis. Põhiliselt see on kohe Uraalide taga, seal Omsk, Tomsk, seal üleval, Tjumen ja siis sealt üles minnes. Ja need muldmetallid Venemaal asuvad 400 kilomeetri kaugusel Põhja-Jäämere kaldast. No ja nüüd võid mõtlema hakata, tähendab, kui palju sul aega läheb, et sealt üldse midagi kätte saada. Muldmetalli kaevandamise alustamine isegi Eesti tingimustes sellisel täiel kujul, kus meil ta on suhteliselt kätte saada, võib võtta 20-30 aastat enne, kui sealt midagi kätte saab. Aga see on meil siin samas, eks ole, siit sõidad Tõuksiga Narvast kaevandusse ja ongi valmis. Aga 400 kilomeetrit Põhja-Jäämerest on ikkagi, aga selline ta on see uus maailm. Me vaatame vanu vahemaid ja ei arvesta sellega, et vahemaad on uued ja asjad on ka kõik uued. Aga ole tänatud, Igor Gräzin. Ma usun, et see, kes üritab veel ise mõelda ja ei usalda seda atavistlikku tegevust tehisaru valdustesse, see saab nii mõneski asjast aru. Ja loomulikult olge tänatud kõik, kes te jälgite meie saateid ja toetate Nõmme raadio tegevust. Veel kord ole tänatud, Igor Gräzin, ja meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.